Tere kõigile kodukandi jälgijatele siit Vahenurme külast Pärnumaalt. Põhjus, miks me täna siin oleme, on sellepärast, et Vahenurmest saab kõige turvalisem küla terves Eestis. Just täna läheb siin käima turvalisuse mäng ja nagu te näete, on rahvast juba päris palju siia kogunenud, kes kõik tahavad turvalisuse mängust osa võtta ja erinevatele küsimustele vastata, erinevaid mõistatusi lahendada ja loomulikult oma teadmised proovile panna. Meie kaamera ees on aga Pärnu politseijuht Andres Sinimeri. Kõigepealt tere tulemast ja mida selline mäng ühele kohalikule kogukonnale teie meelest nagu tähendab või mida ta toob? Mina arvan, et see mäng on üks väga tore asi, mida nüüd juba mitmendat aastat on Pärnumaa kodukant koos koostööpartnerite ja politseiga, kes on üks nendest korraldanud, et mis ta annab? Ta annab teadmisi, ta paneb rääkima turvalisusest ja võtab inimesed kokku, et suurendab sellist omavahelist läbikäimist. Ja juba see kõik on nii suur asi tegelikult turvalisuse jaoks, et me oleme väga õnnelikud, et selline asi Pärnumaal olemas on ja et me seda saame juba mitmendat aastat teha. Et iga kord on emotsioonid olnud laes, on siin erinevaid toredaid üritusi toimunud selle raames. Mulle eriti eelmine aasta näiteks meeldis Tre Raadio, see aasta nad on ka kohal. Kui ma õieti mäletan, siis 12 punkti, mis tuleb läbi käia ja ma soovin, et kõik need, kes siin täna kohal on, saaksid sellest päevast kõik võtta, mis siin pakkuda on, kaasa arvatud seda, et lihma meil täna ei lubatud, nii et tundub, et tuleb väga lahe päev. Andres, mis on külade kõige suurem turvaoht? Oi jah, no siin ma arvan, et kõige suurem turvaoht külades on see, kui on küla anonüüm, kui inimesed üksteist ei tunne, kui nad läbi ei käi, kui nad omavahel ei räägi. Et muudest asjadest, ma arvan, Eestis me oleme juba nii-öelda välja kasvanud. Loomulikult on alati sõltuvalt sellest, kui see küla asub, kas vargused või on mõni noorteseltskond, kes teeb pahandust või on midagi muud. Aga ma usun, et kõige aluseks on see, kui inimesed ikkagi hoolivad ja läbi käivad, siis on kõik korras. Ma tahtsin natuke küsida liikluskäitumise kohta. See on tegelikult nüüd viimasel ajal Eestis tõusetunud kui jälle väga suur probleem, aga ega see väiksemaks ei olegi kunagi läinud, aga maapiirkondades kipub tihti olema niimoodi, et võib-olla kui linnas kardetakse rohkem, et politsei leiad vahele või muul moel, aga maal kuidagi tundub niimoodi, et mis see ikka poes ikka saab ära käidud, et kui mõni pits on ka võetud, et kas see on tegelikult nagu probleem maapiirkondades? Jaa, tegelikult on küll. Siin ma täna ka natukene räägin sellest pikemalt, mul on selleks paarkümmend minutit siin reserveeritud, aga maapiirkonnas kipub nii olema, mida iseloomustavad võib-olla kaks näidet. Üks mees, kes siis, kui oli alkoholi tarvitanud rooli istudes, teda keelati, et ära mine sõitma, siis ta ütles, et ma ei lähe ju sõitma, ma olen koju. Ja teine oli see, kui üks minu mitmekordne nii-öelda klient, kes on korduvalt juba kohtu poolt karistatud joobes juhtimisest, mõtlesin talle ära, palun sõida, siis ta küsis selle kohta, kas ma jala lähen. Et see näitab ka seda, et osa inimesi on tõesti väga sellised, keda lihtsalt ei huvitagi. Aga õnneks on enamus inimestest on tublid ja korralikud ja kui kõik nende asjade peale mõtlevad, ise panustavad, oma lapsi vastavalt kasvatavad ja üksteist korrale kutsuvad, siis ma arvan, läheb kõik paremaks. Aga mis see statistika ütleb, et kas Pärnumaal Pärnu ümbruses on olukord läinud paremaks või ikkagi nagu ka veel enam muret tekitav kui varem? Praegu 5 aasta keskmisega võrreldes hetkel ütleme siis hukkunute arv on 25% kõrge. Et eelmine aasta oli meil väga-väga hea aasta ja augustikuu keskel näiteks ei olnud Pärnumaal veel surma saanud ükski liikleja. Sel aastal on juba see ületatud kõvasti, et 7000-tel on mitusada %. Et siin on mõnedki õnnetused olnud, aga
No see on põhimõtteliselt nagu igal pool, siin ei ole konkreetsed võib-olla põhjused peale selle, et meil on olnud üsnagi soe ilm, liiklustihedus on suurem ja teine asi, et tundub, et äkki on agressiivsus ühiskonnas kasvanud. Et me seda kõik koos peaksime püüdma siis maha võtta, oleme üksteisest hoolivad ja nii edasi. Minul on veel üks küsimus nende inimeste kohta, kes muretsevad, et viimasel ajal on palju selliseid kahtlasi autosid nähtud ringi sõitmas ja tihti sellises väiksemas kogukonnas jääb see silma, et kui kuskile aia taha või mööda küla tänavat hakkab liikuma kahtlane sõiduk, et mida sellisel puhul teha? Kas see on üldse probleem, jälle ma küsin? Sõbrad silla tagant teevad nägusid, siis naeratama, aga vastates küsimusele, kahtlane auto, see ongi tegelikult maapiirkonna ja küla üks kõige suuremaid selliseid võimalusi ja siin tuleb just see mäng, kui üksteist tuntakse. Et see tegelikult tähendab seda, mis on naabri poole. Sellised autod tuleks kindlasti fikseerida, kui ta ikkagi on kahtlane ja anda politseile teada. Me hea meelega kontrollime neid, kui meil vähegi võimalust on. Kui meil seda võimalust ei ole, siis jääb sellest lihtsalt meil andmebaasi jälg ja juhul, kui midagi juhtub, siis me pärast saame ja lihtlabase analüüsi teel saame teada, mis siis oli. Aga et siis märgake võõrast ja ärge siis niisama igasuguseid suvalisi teekäijaid ka nagu väga lahkelt tuppa kutsuge ja neile näidake, mis teil kodus on. Jah, seda ka muidugi. Et loomulikult peavad olema inimesed sallivad ja üksteisest lugu pidama, aga kuskilt loomulikult ka piir. Peab tajuma natukene seda olukorda. Suur aitäh teile ja ega nüüd muud, kui soovime siis kõikidele turvalisuse mängu huvilistele, ma ei tea, kuidas seda öeldakse, et pöidlad pihku, et oleks tore mäng ja selleks, et ikkagi elu muutuks turvalisemaks. Täpselt nii ja las parim küla võidab.